tagused poolkaitsjad Andrei Smirnov number 16 ja Pavel Tõmov number 20. Muud ei midagi ja ma arvan, et kindlasti nagu mängule see oma pitserit ei jäta. Ja nüüd on võimalus Kuressaarel ja ei lööda esimest ära. Tormamas. Aga samamoodi, et Pärnu ikkagi väga järjekindlalt üritab seda üles ehitada. Ja nüüd Brunn proovib peale ja väga õige pealelöök. Nüüd välja kerib pigem. Väga hea pall ja sealt saadakse lüügile ja Nõmm peab tegema sellise esimese. Ja tekib võimalust ja Pajunurm lööb peale. Päris napilt läks treener on mängijatega hästi tugevas individuaalses kontaktis, et suuta, vaatame nüüd see päris ohtlik olukord. Tõmov! Oi ja sealt! Milline värav Pavel Tõmovi poolt praegu? Uskumatu! Ja ütleme siis niimoodi, et loogiline, jah. Et see surve tõi lõpuks vilja ja päris hea Ilinit nurgalöök. 6. nurgalöök järjekorras siis, mille siis 5 kastist Pärnu kaitsjad klaarisid, aga Kuressaarel on ju mitu hea jalaga meest ja Tõmov üks nendest ja sinna taha nurkada selle palli sealt 16 või 18 meetri pealt naelutas, et tahaks nüüd seda kordust näha. Murab kasti, Otto Robert-Tipp. Väga julgelt läheb. Ui, ja käib pall postis ka ja. Sellise 8 eest olla võinuks. Nüüd Ilin paneb jälle terama värava ette. Ja nüüd on pall lahti jälle, tuleb löök ja Nõmm saab tõrje sealt kirja. Hästi. Aga 2 meest kohe peal ja nüüd proovis Pajo sealt peale lööki, aga Nõmm. Tema teab paremini, et kaamerapildist tundub, et ikkagi ilusasti posti järgi seisab, aga võib-olla see nurk on vähe teine ja Pajo lööb hoopis. Oi, ja see oli väga hea löök ja värava. Tal vastu mängib Tõmovi peale päris hästi. No nüüd on 3-2 võib-olla isegi, nüüd jõuavad pärnakad ka rohkem tagasi. Tõmov. Oi, ja pall jääb sinna lahti, aga ei saa Tõmov mängitaksegi. Ja tundub, et siin see mäng lõpeb. Kõik kogu lugu. Ja FC Kuressaare saab rõõmustada. FC Kuressaare saab rõõmustada ja tugeva esimese poolaja toel, ma ütleks, see võtab FC Kuressaare siit oma hooaja teise võidu. Ja Pärnu Vapruse kapten Magnus Villota täna 0-1 kaotus FC Kuressaarele. Võta mäng pisut oma sõnadega kokku. Jah, 1-0, et Essa pooleg täiesti alla meie arvestust. Ei saa niimoodi mängida, nagu Essa pooleg mängisime, et nagu häbi on natuke nende inimeste ees, kes meid siin vaatama tulevad ja me mängime niimoodi Essa pooleg, et jah, piisas ühest väravast ja teine pooleg olime paremad ikkagi aga ei suutnud tagasi lüüa, jah. Et mis mõtetega siis teisele poole vastu tulite, et vaatasin, et olite kõvasti teravamad, aga mis need mõtted olid, mis need plaan oli? Mulle tundus, et me ei teinud neid asju, millest me kokku oleme leppinud, just Essa pooleg ja teine pooleg meil oli ikkagi päris siuke, volüümid olid päris kõrgel, ütleme niimoodi, et me olime väga-väga vihased, et me ei tee neid asju, millest me oleme kokku leppinud ja see tuhin ka, seda tuhinat nagu ei olnud algusest peale, et alles teine pool, eks saime oma tuhina nagu käima, eks see oli kohe pildist näha ka, et julged öelda, et teine poolega oli ikkagi meie domineerisime rohkem ja otsisime seda väravat, jah. Ja 8 punkti tabelis, 1 mängude voor veel esimese ringi lõpuni, et kuidas seda pilti võiks mõtestada või kommenteerida? Jah, kui sa vaatad, kelle vastu me need punktid oleme saanud, siis võib väga rahul tegelikult olla, aga nagu need, kelle vastu nagu on saamata jäänud, ei saa üldse rahul olla. Et me Floralt 3 punkti kätte Tammeka võõrsil, eks ole, ja 2 viiki, eks ole. Ja nagu endast nii-öelda siis, keda me peame võitma, me ei suuda võita kuidagi ja ma ei tea, jah. Siuke kolmeke, ütlen niimoodi. Väga hea, aitäh sulle! Ja aitäh! Ja kohe on tulemas minu juurde ka FC Kuressaare kapten Märten Pajunurm. No täna 1-0 võit Pärnu Vapruse vastu. Võta pisut kõigepealt oma sõnadega see mäng kokku. Väga hea mäng meie poolt, kiitus kõigile poistele.
kõik tegid oma ülesanded ära, et oleme siin valusaid kaotuseid saanud, mänginud mänge, mis ei ole päris meie mäng, aga uskusime, tegime trennis head tööd, treenerid tegid väga hea ettevalmistuse ja täna oli kuidagi esimesest minutist oli platsil tunda, et meil on energiat, meil on minekut, et siit võiks tulla, et ei suutnud teist väravat ära lüüa, mängu ära otsustada, et oli variante meil kõvasti, aga teine poole, lõpupoole Pärnu sai natuke surre peale, aga kannatasime ära ja Nõmmelt selles mõttes kehv mäng, et ei teinud ühtegi tõrjet täna. Et tegime tema eest täna töö ära, et hea pingutus kõigilt ja hea meel taaskord võita ja kiitus kõigile. Ja, et vaatasin esimesel poolajal pealelöökide arv oli 14-2, et sellist asja pole varem näinud, et mis see sõnum oli, millega te mängule tulite, et siuke tuhh oli sees? Et teeme oma asja, et peame mängima kõikide meeskondadega, nagu vahepeal näitasime Levadiaga, Kaljuga näitasime väga head suhtumist, aga kõikide vastu on vaja tulla samasuguse energiaga peale ja täna see õnnestus ja selline esimene ilus kevadpäev, palav ilm, et võib-olla Pärnu meestel tõmbas kiremini nagu kuidagi kopsu kinni või saime alguses pressi peale ja saimegi selle peale ehitada, et oli endal ka väga meeldiv seal kaitses vaadata, kuidas rünnakul mehed kombineerivad ja oli lust oli platsil olla. No teine mäng 0 taga hoida nüüd sellel hooajal ja esimesed punktid siit koduväljakult kirjas, et mis mõtetega me siis edasi läheme? Sellega, et tuleb nüüd kodu taaskord kindluseks teha, et oleme siin erinevaid seeriad kokku pannud, aga lähme siin mängu haaval nüüd kohe teisipäeval uus väga tähtis mäng Tartus, et lähme üks mäng korraga aga hea meel on et tabelis punkte juures ja mõjub kindlasti enesekindlusele hästi, et vahepeal kui teed korralikke mänge, aga punkte ei tule, siis ta mingi hetk võib hakata nagu rusuma. Aga nüüd on punktid käes ja selles mõttes, et tabelisse ei vaata, aga kõik meeskonnad on tal koos, et ootame nüüd Tammeka mängu. Suur tänu ja palju õnne veel kord mängu puhul!